No nii, tere tulemast siis veel kord nähtamatute loomade üritusele tööstuslikust loomakasvatusest. Räägime täna sellest olulisest valdkonnast elus, mis puudutab lisaks loomade heaolule, meie keskkonnajalajälge, rahvatervist, toidujulgeolekut, eks ju, ja meie kõigi toidulauda. Ja tegu on valdkonnaga, kus on võimalik kindlasti lähiajal väga suurt progressi, väga suuri edusamme korda saata selleks, et olukord tööstuslikus loomakasvatuses, loomade heaolu, keskkonnajalajälje ja rahvatervisega paraneks. Ja vaatamegi siis koos tänases ettekandes, millega täpsemalt tegu on tööstusliku loomakasvatuse näitel. Kohe jagan teiega oma ekraani ja siis saamegi juba minna ettekande juurde. No nii, ma loodan, et te näete kenasti ja mu ettekande pealkiri on natuke poleemiline. Tööstuslik loomakasvatus, kõige halvem mõte, mis kellelgi kunagi tulnud. Ja see pealkiri tuli tegelikult tänase ettekande jaoks ettevalmistusi tehes, kui ma veel otsisin tausta infot, et vaadata üle mingeid detaile ja nii edasi, ja see tuli ühest artiklist, millest ma hetke pärast räägin täpsemalt ja üritan siis luua veenva argumendi, miks minu arvates see väide võib olla päris tabav, kui me räägime tööstusfarmidest ja tööstuslikust loomakasvatusest. Tänase ettekande kohta veel võib-olla nii palju, et ma näitan mõnda videot ja ma annan ette märku, kui need tulevad. Tegu on ülevaatega tööstusfarmides toimuvast, eks ju, ja võib juhtuda, et need kaadrid mõjuvad raskelt. Aga kuidas ma ütlen, et mul oli väga raske teha ettekanne tööstuslikust loomakasvatusest, sest et kogu selle argipäev ja ülesehitus ongi üks väga raske teema, sest et paratamatult me räägime elusolendite pidamisest viisidel, mis ei vasta nende liigiomastele vajadustele ja osad kaadrid võivad seetõttu mõjuda ka raskelt. Aga mu palve on, et kui vähegi võimalik, proovime seda võtta infona, eks ju. See, et mingi materjal mõjub nii, tähendab, et me hoolime, tähendab, et meile läheb korda, et me oleme loomasõbrad ja me väärtustame, et kõiki elusolendeid koheldaks mõistlikult ja võib-olla see ongi hea inspiratsioon, et panustada sellesse, et loomade heaolu paraneks. Aga küll me selle juurde juba jõuame. Tänases ettekandes ma siis annan ülevaate tööstusliku loomakasvatuse toimimisloogikast ja räägin täpsemalt kahest selle valdkonna tootmisharust. Räägime täpsemalt kanalihast ja sealihast ja kuidas see toidulauale jõuab ja kuidas ka Eestis on need tööstused üles ehitatud. Näitan materjale ja kaadreid ka Eesti farmidest, nii palju, kui seda on võimalik teha. Ja lõpus liigume siis võimalike lahenduste peatükini, kus siis vaatame koos, mida saaks teha, et tööstusfarmide olukord paraneks. Aga paari sõnaga ka minust endast. Kui ma alguses unustasin mainida, siis mina olen Kristiina Mering, olen Nähtamatute loomade asutaja ja tegevjuht. Olen Eestis tegutsenud farmiloomade heaoluga juba üle 17 aasta. Erialalt olen sotsioloog, mul on bakalaureuse ja magistrikraadid sotsioloogias, mis on olnud meie töös hästi kasulik, toetav teadusharu just selle poolest, et see on hästi palju, eks ju, ühiskonna muutmine, sotsiaalne muutus, millest me ka loomade heaolu kontekstis räägime. Olen oma tegutsemisaastate vältel olnud mitme nii kohaliku kui rahvusvahelise organisatsiooni asutaja ja liige. Nähtamatud loomad ma asutasin 6 aastat tagasi. Tänaseks me oleme kasvanud päris suureks organisatsiooniks, mille üle on hästi hea meel. Ja
Võib-olla veel taustast, et loen vähemalt raamatu nädalas selleks, et ikka olla nupukas ja anda värsket infot mõistusele, et hästi suuta lahendusi pakkuda neile kriitilistele probleemidele. Ja hästi hea meel on ka selle üle, et aastate vältel on tööd märgatud ja olen pälvinud siis Eesti presidendilt aasta vabatahtlike kaasaja ja juhendaja tiitli. Ja kui Eesti tähistas 103. sünnipäeva, siis leidsin ennast 103 Eesti heategija tunnustuse saajate hulgast, nii et selle üle on hästi hea meel. Aga kui nüüd lähme tänase ettekande juurde, siis ma alguses mainisin ühte artiklit, mis pani mind sõnastama tänase ettekande pealkirjaks tööstuslik loomakasvatus, kõige halvem mõte, mis kellelgi tulnud on. Ja ma annan teile hetke, et saate lugeda seda ingliskeelset tsitaati ja siis räägime koos korra selle mõtte läbi. Kui olete tublid kiired lugejad, siis loodetavasti juba jõudsite selle mõtte läbi käia. Ja see artikkel minu arvates võtab väga hästi kokku tööstusliku loomakasvatuse murekohad ja see tsitaat toobki siis välja selle, et kui mõtleme tööstusliku loomakasvatuse peale, see on viis, kuidas on terve hulk loomi pandud kokku kitsale maa-alale selleks, et toota võimalikult odavat liha, piimatooteid, munatooteid või midagi muud loomset. Iseenesest tundub, kui mõtleme majanduse peale laiemalt, võib-olla päris mõistlik, kuidas saame kulusid kokku hoida, mis kõik veel. Kuni selle hetkeni, kui me hakkame süvenema, kuidas see kõik mõjutab loomi, keda kasvatatakse, mis on selle keskkonna jalajälg, kuidas selliselt toodetud loomsed tooted mõjutavad rahva tervist, meie enda heaolu ja pikaealisust ja kuidas see mõjub laiemalt meie planeedile, ja kuidas see käib, et tööstusliku loomakasvatuse juures on terve hulk asju, mis esmapilgul ei pruugi olla intuitiivselt mõistetavad ja arusaadavad üldsegi, et selleks, et toota võimalikult odavat liha, on sul koos näiteks väga suured loomad, veised, sead ja selle jaoks, et võib-olla toota 1 kilo liha, võib sul kuluda kuni 20 kilo loomasööta. Tihti see loomasööt pärineb Amazonase vihmametsa aladelt. Vihmametsasid võetakse maha selle jaoks, et istutada sinna neid taimi, mida kasvatatakse, et loomadele neid söödana sisse toita. Tihti on tegu sojaoaga näiteks, see on siis GMO sojauba, hästi võimas, rikas, tubli taim, mida kulub ka loomakasvatuses väga-väga palju, sest me räägime väga suurtest loomadest ja selle jaoks, et saada see veise lihatoode, see sea lihatoode, pead sa ju kasvatama kogu looma. Kõik luustik, muud seedeorganid, mis kõik veel ja see on väga energiaintensiivne protsess. Ehk siis tööstusliku loomakasvatuse juures tegelikult üks suurimatest saastajatest ongi sööda tootmine, sest seda kulub meeletult palju. Ja kui me mõtlemegi just, et kui me arutame üleminekut, et võiks olla vähem tööstuslikku loomakasvatust, inimesed võiks toidulaual tasakaalustatumalt toituda, võiks olla rohkem väikekasvatust, siis kindlasti üks selle kõrvalmõju oleks ka põllumaa vabanemine. Huvitav, me räägime loomakasvatusest, aga kõrvalmõju oleks põllumaa vabanemine, sellepärast et praegu on terve hulk põllumaad globaalselt just selle all, et loomatööstused saaks siis loomasööta kasvatada. Metsade mahavõtmine on midagi, mille suhtes täiesti mõistlikult, keskkonnaorganisatsioonid tunnevad muret, et kas see on jätkusuutlik ja kas me ikkagi langetame neid otsuseid, mis pikas perspektiivis on kõige mõistlikumad. Ja tihti ei teata, et loomatööstuste jaoks metsade mahavõtmine on väga levinud paraku, eriti kui me räägime vihmametsadest, mis on hästi oluline praeguses keskkonnakriisi kontekstis,
Nii, metsade mahavõtmine. Inimesed, kes elavad tööstusfarmide lähedal, võivad haigeks jääda. See võib puudutada, eks ju, võib-olla ka teil on kokkupuudet, te olete kuulnud lugusid haisust, väljakannatamatust lehast, mis paratamatult kaasneb, eks ju, selliste intensiivsete farmidega. Haiguste levik samamoodi, eks ju, et ma ei tea, linnugripi oht, mis on zoonoos, mis võib kanduda, eks ju, loomalt inimesele. Veekogude saastumine, mis on ka Eestis teema olnud, arvestades just seda, et nõukogude ajal ei olnud väga häid drenaažisüsteeme, kuidas loomade väljaheidetega tegeleda, mis tähendas, et terve hulk sellest võis sattuda veekogudesse ja paratamatult nii suures koguses need hakkavad mõjutama ka vee ökosüsteeme. Kliima soojenemine, järgmine punkt tsitaadist, eks ju, et kui me mõtlemegi selle peale, kui palju kasvuhoonegaase kaasneb tööstusliku loomakasvatusega, siis praegused ÜRO kalkulatsioonid toovad välja, et globaalsest kasvuhoonegaaside heitest moodustavad loomatööstused umbes 14–15%, midagi sellist. Mis tähendab seda, et kui meil oleks võimalik selle osakaalu vähendada, saaksime me juba liikuda ka rohepöörde eesmärkidele lähemale, eks ju. No nii, kus me oleme siin oma tsitaadi juures, mis on mõni rida, aga võtab kokku juba päris palju probleemidest, eks ju, et inimeste haigestumine, nii suure hulga loomsete toodete tarbimisest, järjekordne murekoht. Kui vaatame Eestit, siis Eestis keskmine eestlane sööb umbes 80 kilo lihatooteid aastas. See on 3–4 korda rohkem, kui riiklikes toitumissoovitustes Tervise Arengu Instituut on välja toonud. Nii et seos just selle vahel, et kui Eestis number 1 enneaegsete surmade põhjus on südame- ja veresoonkonna haigused, lisaks on meil, eks ju, suur mure inimeste kasvava ülekaalulisusega, siis paratamatult meie toitumisharjumused ka liigsete loomsete toodete tarbimise osas on olulised mõjutajad meie pikaajalisuse, tervelt elatud aastate ja meie üldise tervise osas, eks ju, nii et kindlasti see on midagi, mida ka rahvatervise kontekstis paljud eksperdid välja toovad, et mõõdukamalt tarbida neid tooteid. Pandeemiate levikud, eks ju, et ma mainisin enne seda väljendit zoonoos. See on siis sellist tüüpi haigus, mis hüppab loomalt inimesele. Covid oli zoonoos, eks ju, ja samamoodi erinevad pandeemiad, või ütleme epideemiad, mis on väga levinud tööstusfarmides ja mille suhtes ollakse väga ettevaatlikud, sest et kui tõesti peaks tulema mingisugune epideemia loomafarmist pärineva haiguse osas, siis need tööstusfarmid on suurepärased kasvulavad sellele. Ja see on midagi, mida Euroopa Liidu antibiootikumi resistentsuse uurimisgrupid, mis kõik veel toovad välja, et me tegelikult peaks olema palju ettevaatlikumad selle suhtes, sest et paratamatult meil on lihtsalt liiga palju neid kohti, mis võivad olla väga head epideemiate, pandeemiate kasvulavad. Sul on väga tihedalt koos terve hulk loomi, kes on stressis, kehvades tingimustes, mis kõik veel, ja see on selles mõttes haiguste levikuks paratamatult võrreldes siis väikekasvatustega, eks ju, väga hea koht. Ja antibiootikumi resistentsus, teine murekoht, eks ju, mida samamoodi üroteadlased toovad välja, et kuna praegu kasutatakse loomatööstustes väga palju antibiootikume, siis paratamatult mingid need jäägid võivad sattuda ka inimeste toidulauale, mis me siis sööme sisse, eks ju, nende toodetega. Ja antibiootikumi resistentsust peetakse üheks väga suureks riskiks tulevastel aastatel samamoodi, sest selle tagajärjeks võibki olla see, et see on ju geniaalne, et meil meditsiiniteadus jõudis nii kaugele, et meil on antibiootikumid, et me saame ravida haiguseid, mis varem võisid lõppeda fataalselt. Aga nüüd me oleme jõudnud sinna, kus me kasutame neid üle, muuhulgas, eks ju, see on paljudes kohtades, aga loomatööstustes, see on nii tugevalt seotud otseselt meie toidulauaga. Nii et risk just sellest, et antibiootikumi resistentsus levib, on väga-väga kõrge.
Ja jõuame tsitaadi lõppu, kus autor võtab kokku ja ühtäkki tundub tööstuslik loomakasvatus kõige halvem mõte, mis kellelgi kunagi tulnud on. Ja ma arvan, et see on hästi hea viis, kuidas see ettekanne sisse juhatada just, et murekohti sellise tootmisviisi juures on mitmeid. Meie nähtamatutes loomades ja mina ka oma erialaselt, eks ju, räägin peamiselt loomade heaolust, aga see on hästi kompleksne teema ja miks me nii tähtsustame ja miks Euroopa Liit ka oma praegustes arengukavades üha rohkem räägib üleminekust just väiketootmisele, keskkonnasõbralikumale tootmisele, on see, et vastasel juhul me lihtsalt tulistame endale ühiskonnana jalga, sest me põhjustame nii palju probleeme juurde sellega, et meie soov või ambitsioon selle väga odava massitoodetud liha järgi, eks ju, on kõrge, me tarbime seda palju ja siis me peame ühesõnaga tegelema ka nende negatiivsete tagajärgedega, mis sellega kaasneb. Aga vaatame täpsemalt siis, mis see tööstuslik loomakasvatus on. Selle ingliskeelne väljend on factory farming, eesti keeles siis ongi intensiivkasvatus, intensiivne loomakasvatus, tööstuslik loomakasvatus ja ka tööstusfarm, eks ju, on siis see hoone, kus on koos terve suur hulk loomi. Olen ka kohanud sellist huvitavat väljendit nagu tööstustalu. Mulle tundub see natuke vastuoluline, et ma ise ei ole väga suur selle mõiste fänn, eriti arvestades, et teadlikkus nendest teemadest ei ole väga kõrge. Ja kui me juba kasutame mõistet talu jätab mulje, et tegu on väike majapidamisega, eks ju. Ja kui sul on näiteks 10 000 siga seal koos, no võib vaielda, eks ju, et kas on mõistlik kasutada sõna talu selle kohta. Ja eesti keeles kindlasti on ka see olukord, et me kasutame tihti lihtsalt loomakasvatus, on ju, sest tavateadmises ei eristata erinevaid loomakasvatuse viise või seda, et tööstuslik loomakasvatus on kõige levinum, eks ju. Et tihti võibki olla, et okei, no ma ei tea, loomset liha tootmine, noh, Eesti on väike riik, on ju, et ju siis meil on ka mõistliku suurusega loomakasvatusega, me ei tee neid mingeid tööstusfarme nagu seal Ameerikas või Hiinas, on ju, et ühesõnaga terve hulk müüte on, mis on levimas ja kus me nähtamatutes loomades näeme ka hoolega vaeva, et tarbija teadlikkus oleks kõrgem, sest et kui tarbija saab teada, kuidas tegelikult Eestis toodetakse lihatooteid, piimatooteid või puurikanade mune, siis mida me näeme on see, et tarbijal hakkab punane lipp hoolega peas märku andma endast ja pigem on see midagi, mida väärtuspõhiselt ei soovita toetada. Küll aga murekoht ongi selles, et ei olda kuuldes. Ja tööstuslikust loomakasvatusest siis veel, eks ju, nii palju, et see oli umbes 18-19 sajandil, kui hakati loomade paljundamise, intensiivistamise ja tõuaretusega tegelema. Et sealt sai üleüldiselt alguse just see üha suurema, kõrgema intensiivsusega tootmine, eks ju, et kui muidu on loomakasvatus olnud läbi ajaloo, eks ju, erinevatel viisidel inimtegevusega kaasnev nähtus, siis see, millest me täna räägime, mis on just see tööstuslik versioon, sellega kaasneski tugevalt just see, et loomi on vaja rohkem paljundada, on vaja tegeleda tõuaretusega ja on vaja just nagu sekkuda sinna selle jaoks, et me saaks lihtsalt veel rohkem loomi, on ju, et me valiks need isendid, kes kasvavad kõige rohkem, kõige suuremaks ja leida need pidamisviisid, kuidas neid mahutada veel, kuidas toimida viisil, kuidas kogu see intensiivne süsteem käiks kokku. Ja tööstusrevolutsioon lõi võimalused, eks ju, kasutada tehnoloogiaid loomakasvatuse intensiivistamiseks. Ma ei tea, me hetke pärast räägime veel, et millised need meetmed on need, mis aitavad üldse luua sellist süsteemi, kus sul on põhimõtteliselt võib öelda jaburalt suur hulk loomi väga kitsal maa-alal ja kuidas sa tagad selle, et see süsteem kuidagigi kokku käib, on ju. Olgugi, et väga hästi paraku ei käi, kui me neid telgitaguseid vaatame.
Aga tööstusfarmid sellisel kujul said alguse laias laastus eelmise sajandi esimestel kümnenditel ja suurem levik toimus kindlasti sajandi keskpaigas pärast teist maailmasõda. Ja seda mõjutas ka kindlasti see, et kui riikide majandused olid maailmasõja ajal suuresti orienteeritud, sõjapidamise ülalhoidmisele, siis pärast sõja lõppu, kui oli vaja tarvis jälle suunata toidutootmisse rohkem ressursse, siis läks levima ka see just, et toodame tööstuslikult, toodame massiliselt, seepärast, et need tendentsid, mis tol hetkel olidki, et sõja tagajärjel, oli defitsiit, oli väga vähe süüa, olid toiduratsioonid, mis kõik veel, palju liha läks hoopis sõjatööstusele, inimesed võib-olla ei söönudki seda palju. Ja kirjanduses on näha, kuidas kirjeldataksegi, et inimestel oli pärast seda nälg lihatoodete järgi nagu himu ja iha ja mis kõik veel, nii et sealt see tööstuslik loomakasvatus tuule tiibadesse sai paraku. Nii et tänaseks päevaks me oleme kindlasti jõudnud veel intensiivsemasse versiooni sellest, ja tööstusfarmide ülesehitusest rääkides, et siis põhipoint ja eesmärk ongi toota võimalikult väikeste kuludega, võimalikult odavat liha, piima või mune, on ju. Mõte ongi selles, et sa hoiad kokku igalt poolt, kus saad. Siuke baasmajandusloogika, samamoodi nagu me soovime võib-olla muudes toodetes näha kulude kokkuhoidu, muude toodete tootmisel, siis erinevus loomsete toodete puhul lihtsalt ongi see, et selleks tootmisüksuseks on ju loom, on elusolend. Kõrge tundevõimega elusolend, eriti kui me räägime imetajatest, lindudest, räägime sigadest, veistest, kanadest, vuttidest, kes kõik veel. Ja see teebki selle asja keeruliseks. Kui sa näiteks, ma ei tea, mööbli tootmises kalkuleerid kulude kokkuhoidu, siis see tooraine, mida sa kasutad, ei ole tundevõimeline. Sa ei põhjusta talle valu, piina ja kannatust sellega, et sa seda materjali käsitled. Paraku loomatööstuste puhul, kus peamine kulude kokkuhoid tulebki loomade pidamistingimuste arvelt, räägime me sellega kaasnevast väga intensiivsest loomade kannatustest. Sest kuidas see üles ehitatud on, et kus sa saad kokku hoida? No liikumisruumi pealt on ju. Ei ole vaja neil sigadel liikuda, las nad olla seal sulus paigal, nii on, kanadel samamoodi. Linnu kohta anname ühe A4 muna tootmises, A4 paberijagu ruumi ja läks, käib kah. Veistel samamoodi piima tootmises on ju, et päris palju me näeme ikkagi ka lõaspidamist. Need pidamistingimuste arvelt kokkuhoitud rahasummad tulevad paraku kõrgemate loomade kannatuste hinnaga. Aga seda me ei näe lõpptootes, on ju. Hind odav, loomade kannatused kõrged. Põhimõtteliselt see on see loogika, paraku, Sest see mõte seisnebki selles, et kui sa võtad ära loomalt võimalused tegeleda tema jaoks oluliste tegevustega, siis see ei ole talle ükskõik, ta ei jää sellest puutumata, sest ta on tundevõimeline elusolend, Samamoodi lihtne võrdlus, et kui me näeme, et meedia vahendusel tulevad lood, kuidas koerad on näiteks pandud erakordselt kehvadesse tingimustesse. Nad ei ole saanud liikuda, nad on pidanud olema oma väljaheidete sees, nad ei ole saanud piisavalt väljas käia. Me näeme, et need koerad on traumeeritud, nad on stressis. Kui nad seal päästetakse, neil võtab aega, et taastuda, et hakata inimesi jälle usaldama ja nii edasi. See paralleel kehtib mõneti ka farmiloomade puhul. Need loomad ja linnud, kellelt on võetud võimalus tegeleda liigiomaste elutingimustega, satuvad sellest stressi ja selle stressi ilmingud väljenduvadki siis väga õudsates tegevustes, see väljendub agressioonis, teiste puurikaaslaste nokkimises ja nii edasi. Ja need on, kuidas ma ütlen, lihtsalt tööstusliku loomakasvatusega paraku olemuslikult kaasnevad nähtused,
mille siis meie tarbijatena, kuidas see on, meie eest esiteks varjatakse seda ja mille eest meie soovime me seda või mitte, maksame toetades neid tööstusharusid. Nii et kui me vaatamegi selle tööstusliku loomakasvatuse ülesehitust, eks ju, siis paraku need kannatused on sinna sisse kirjutatud. Miks loomadelt võetakse ära liikumisruum, on see, et liikumisruum tähendab suuremat pinda, sul on vaja suuremat hooned, suuremat vabrikut, suuremat tehast, see kõik tähendab lisakulu, on ju. Ja kui nad saavad liikuda, see tähendab samamoodi suuremat söödakulu. Nii et kerge on teha siis tööstuslikus loomakasvatus kiire järeldus, et hoiame neid nii väiksel maa-alal kui vähegi võimalik. Ma näiteks lugesin ühte munatootjate kalkulatsiooni, kus oligi, et kui kanad on puurisüsteemis, eks ju, et linnu kohta on A4, et see foto siin slaidil on ka puurimuna kanalast, eks ju, et kanad on puurides siin. Ja võrdlus oli, et kui nad oleks õrtel ja siis õrre pidamisviisis, kus nad saavad liikuda, nad saavad erinevate tasapindade vahel liikuda ja nii edasi, et siis oleks söödakulu 5% suurem, on ju. Ja mõte ongi selles, et mingil põhjusel me elame praegu süsteemis, kus on lubatud 5% söödakulu säästu nimel vangistada need kanad, kes vajavad liikuda erinevate pindade vahel, on ju, A4 suurusele pinnale, kitsasse traatpuuri kogu nende eluks, eks ju. Nii et see kulude sääst iseenesest, kuidas see on, et mis meil selle idee vastu saab olla, mina olen ka suur säästmisfänn, mis kõik veel, on ju, aga kuskilt läheb piir ja mulle tundubki, et tööstusliku loomakasvatuse näitel me oleme jõudnud sinna olukorda, kui kulude säästmine käib nii intensiivselt loomade heaolu arvelt ja kui on olemas alternatiivsed pidamisviisid, millest me räägime ka hiljem, siis see kulude sääst praegu on julmem kui see, mida me ühiskonnana oleme nõus aktsepteerima ja toetama. Nii et ongi oluline, et teadlikkus sellest teemast kasvaks, sest et see annab tarbijale võimaluse hääletada ka oma rahakotiga. Tööstusliku loomakasvatuse ülesehituse puhul on veel oluline mainida, et ka praeguseni pidevalt arendatakse viise, kuidas kuludelt veel enam kokku hoida. Ka Eestis, eks ju, kui vaadata, ma ei tea, Maaülikooli teadusuuringuid, mis kõik veel enam on, optimeeritakse just seda, kuidas ühelt lehmalt veel rohkem piima saada, kuidas veel enam intensiivsemalt ühelt loomalt saada kätte seda toodet. Aga sinna juurde ongi vaja just seda teadlikku arutelu sellest, aga kuidas see mõjutab ka nende heaolu. Siin ma näitan veel fotot tööstusfarmist, tegu on emistega, eks ju, seatööstuses. Ja see on nagu selle tootmisviisi loogika veel, on ju. Need loomad ei saa käia kunagi väljas värske õhu käes, päevavalguse käes, mis kõik veel. Ja nad ongi taandatud, eks ju, sellisteks tootmisühikuteks, keda on justkui lubatud pidada sellistes tingimustes. Huvitav on veel see, et kui me mõtleme nende loomade peale, iga üks neist siin on indiviid, nagu meie lemmikloomad kodus, nagu meie kõige kallimad neljajalgsed, eks ju. Kui ma mõtlen enda koerte peale, siis nad läheks hulluks sellistes elutingimustes. Nad annaks endast kõik, et siit pääseda. Kui me vaatame videoid sigadest seakasvatuses, siis me näeme, kuidas see stress mõjutab nende käitumist, nende heal, nad ei ole rahul siin. Nad ei ole masinad, keda võib kohelda, kuidas iganes. Nad reageerivad ja nad reageerivad läbi kannatuste. Praegused teadusuuringud näitavad, et sead on palju targemad kui meie suured lemmikud koerad. Ja kui juba koer reageerib nii tugevalt halbadele pidamistingimustele, siis mida praegu kognitiivsed etoloogid ütlevadki, et tööstusliku seakasvatuse peale on eriti karm mõelda, sest et need targad loomad saavad väga hästi aru, mis nendega toimub, nende õudustega ja selle deprivatsiooni, selle puudujäägiga normaalsetest elutingimustest. Ja see puudujääk mõjub neile väga rängalt.
see eneseteadlikkus, mis sigadel on, nendega on tehtud ju neid teadusuuringuid, kus nad tunnevad ära peeglist, et tegu on nendega, kui neil on punane täpp pandud laubale või kuhugi mujale keha peale, annavad veel märku just sellest, et see arusaam, et ma olen kuskil väga hirmsas kohas, kust mul ei ole pääsu, mõjub neile sama rängalt, nagu me kujutame ette seda oma lemmikute puhul, kui mitte veel rängemalt. Ma olen siin toonud ühe tsitaadi Yuval Noah Harari poolt, kes on väga hinnatud, autasustatud autor, kes on muuhulgas kirjutanud ka tööstuslikust loomakasvatusest. Ta ütleb, et tööstuslikult kasvatatud loomade saatus on üks meie aja pakilisemaid eetilisi küsimusi. 10 miljardid elusolendid, kes kõik on mitmekülgsete tajude ja emotsioonidega, elavad ja surevad tootmisliinil. See pakilisus on kindlasti midagi, mis meid nähtamatutes loomades ka motiveerib, et hoolitseda selle eest, et need küsimused ei jääks tähelepanuta. Ja eriti hea meel on ka see, et kui me siin nüüd viimasel ajal oleme kohtunud nii maaeluministri, Riigikogu liikmetega, mis on meie töös ka muidu argipäeva oluline osa, siis arusaam sellest, et need on olulised teemad, millega tuleb tegeleda, on üha enam juurdumas. Kui vaatame veel tööstusliku loomakasvatuse ülesehitust ja loogikat edasi, siis ma panin selle slaidi pealkirjaks The Bare Minimum. Ja see mõte just seisnebki selles, et läbivalt on neile loomadele ja lindudele tagatud baasmiinimum sellest, et nad püsiks elus selles massitootmise viisis ja kannibalismi puhangud, mis tulevad stressist, ei teeks tööstust kahjumlikuks, aga samal ajal, mis heaolu neile ei taga, eks ju, et see baasmiinimum sellest, et et sa saad nagu olla seal A4 suurusel pinnal või et sul on see seasulg, mis vaevu annab sulle võimaluse seal üldsegi olla, sest see on tegelikult vahel väiksem kui selle looma keha, kes seal olema peab. See ongi selle tööstusliku loomakasvatuse ülesehitus, eks ju. Ja iga tööstusfarm arvutab välja enda farmis regulaarselt suremuse protsenti. Ja see tähendab seda näiteks, et kui tegu on broileri farmiga, siis on terve hulk linde, kes siis ei jõuagi üldse tapamajja, kes ei jõua tapaliinile. Sellepärast, et pidamistingimused on nii intensiivsed, nii hullud, et nad ei ela üle seda. Tõuaretuse tõttu, millest me hetke pärast ka räägime, on nende elu selline piin ja õudus, et nad ei jõuagi sinna, mille jaoks nad justkui mõeldud on või loodud inimese poolt, eks ju. Mõnel farmil see on 5%, mõnel farmil 10%. Ja see tähendab seda, et regulaarselt 5–10% elusolenditest sureb enne tapamajja jõudmist. Ja see on see, mis veel annab märku sellest bare minimumi loogikast ja sellest, kuidas tööstuslik loomakasvatus paraku ei arvesta loomade heaoluga. Me enne rääkisime ka natuke tehnoloogiast ja see on kindlasti oluline märksõna just sellist tüüpi süsteemi ülesehitamisel, kuidas tagada niivõrd suure hulga loomade mahutamine nii kitsale alale, eks ju. Et miks see varasemalt ei läinud massitootmiseks, oligi, et näiteks drenaažisüsteemid, eks ju, et kui sul on 10 000 siga ühes sigalas, nad toodavad tohutus hulgas väljaheiteid. Nüüd meil on võimalik tänu tehnoloogilistele süsteemidele, eks ju, kuidagi luua need drenaažisüsteemid, mis viivad väljaheited farmi kõrval asuvatesse hiigelsuurtesse sõnnikubasseinidesse. See on midagi, mis on lihtsalt paratamatult asja osa, sest et sul ei ole võimalik teha loomi, kes ei tooda väljaheiteid. See, mis sa edasi teed nende väljaheidetega, on juba omaette keeruline probleem ja omaette nagu murekoht loomatööstuste juures. Või näiteks restpõrandad, kust kukub kõik see väljaheited alla, mida alati ei ole olnud. Paljud sead Eestis muidugi elavad lihtsalt betoonpõrandatel, mis on paraku samamoodi suur loomade heaolu probleem. Puurid ise
kuidas need on üles ehitatud, eks ju, et puurisüsteemi kõik munalint, mis sealt jookseb, kaldpind, need on kõik tehnoloogilised arendused, mille tõttu on võimalik hoida nii suurt hulka loomi nii kitsal maa-alal. Seasulud on samamoodi välja mõeldud, eks ju, selle jaoks, et neid massiliselt toota ja mahutada, söötmise automatiseerimine või ka teatud mutileerivad praktikad, mis on levinud nii muna, piima kui liha tootmise juures. Heaks näiteks on muna tootmises kanade nokkade äralõikamine, mida tehakse siis ka sellise automaadiga, mis lihtsalt kuumusega sulatab nende noka otsa ära. Seda tehakse selle jaoks, et massitootmises, kui nad nii tihedalt koos on, et nad ei nokiks teineteist, aga kuidas see käib, et nad nokivad ju ikka lihtsalt siis selle tömbi noka otsaga, mis paratamatult ikkagi vigastusi teeb. Või näiteks seakasvatuses põrsaste rutiinne sabade lõikamine, mida tehakse siis ka teatud gaasitangidega, mis on ka tehnoloogiline arendus selle jaoks on ju, et tööstuslik loomakasvatus saaks jätkuda. Nüüd lähme vaatame täpsemalt kahte tööstusliku loomakasvatuse haru ja vaatame, kuidas see siis täpsemalt puudutab broilereid, keda siis kanaliha jaoks kasvatatakse ja pärast vaatame seatööstust. Broilerid siis, eks ju, on eraldi tõug, et tänapäeval ei tule liha ja munad samadelt kanadelt, vaid meil on eraldi broilerifarmid ja eraldi munakanafarmid. Ja broilerkanad ongi eraldi tõug, mis on just aretatud hästi kiireks kasvuks, hästi kiireks lihasmassi kasvuks, selle jaoks, et see oleks võimalikult intensiivne tootmine. Eestis kasvab broiler 37 päevaga umbes 3 kilo suuruseks. See paralleel, mis tuuakse, on umbes niimoodi, et kui ma ei tea, mõneaastane laps kaaluks 100 kilodes, on ju, et see kasvuspurt on täiesti absurdselt suur, mis siis toimubki tõuaretuse ja geenide muutmise tagajärjel. Aga kuidas see mõjutab neid linde? Tööstuse eesmärk on, eks ju, võimalikult kiire lihasmassi kasv. Ja tõuaretusega ei ole paraku arvestatud seda, et nende lindude jäsemed ja seedeelundkond ei võta järgi. Ja see tagajärg võibki olla see, et selle linnu keha muutub nii raskeks, et ta jäsemed lihtsalt ei kanna teda enam ära. Selle tagajärjel võib juhtuda see, et need linnud on liikumisvõimetuna selles tootmismassis niimoodi, et nad ei pääse enam isegi söödani. Ja see tähendabki seda, et neid lihtsalt ootab siis surnuks piinlemine on põhimõtteliselt see, kuidas seda kokku võtta. Kuna nad liiguvad ringi pinnases, kuhu nad ka ise teevad oma väljaheited, siis see pinnas on väga kõrge ammoniaagisisaldusega ja nendel lindudel on väga õrn ja tundlik nahk ja see tähendab seda, et nende nahk söövitub sellest ammoniaagirikast pinnasest. Ja need vigastused on paraku väga-väga valulikud. Kanaliha puhul on veel selline murekoht, et see on tugevas kasvutrendis üle maailma, mis tähendab seda, et inimesed lülituvadki tihti ühelt lihaliigilt, näiteks punaselt lihalt kanalihale, sest sellel on ju justkui sellise valge liha tervislikum maine ja me peame kindlasti olema ettevaatlikud üleskutsega ära söö punast liha, sest vaikimisi võib see suunata suurema broilerkanade tarbimise poole ja indiviidide hulgalt on kanaliha tootmine kõige suurema kannatuste hulgaga, eks ju, sest kana on väike, kuidas üks pere võib õhtusöögiks süüa ära terve linnu, on ju, võrreldes teiste loomadega, kelle puhul nende mass on lihtsalt nii palju suurem. Ja kanaliha tootmise puhul ongi hästi huvitav tendents just see, et
See foto, mida te siin slaidil näete, on ka linnust, kes ei pääse enam liikuma. Ta on kaotanud liikumisvõime, sellepärast, et ta keha on muutunud liiga raskeks ja talle ongi elus olemine juba piinarikas. Ja mõte just selles, et kui me arutame siin ka rahvusvaheliste loomakaitseorganisatsioonidega, kus tihti tehakse päästeaktsioone näiteks munakanafarmidest, kus samamoodi lindudel on kehvad elutingimused, aga kui nad sealt farmist päästa, nad tihti võivad veel pika elu elada, olla õnnelikud, nagu me ka nähtamatutes loomades oleme neid puurikanalatest päästnud. Küll aga broilerite puhul on niimoodi, et nad ongi mõeldud kasvama lõputult ja kui nad päästa broileri farmist, siis tegelikult võib see neile veel tuua omakorda kannatusi, sellepärast et nende keha lihtsalt piinleb nii palju sellest mega suurest probleemist, mis on seotud liigse kasvamisega. Ja see on kõik inimeste loodud süsteem. Siin on foto ühest Eesti Talleegi Rannamõisa broileri farmist, et sellised need hooned tavaliselt on. Ja ma nüüd näitaksin teile ühte videot, mis veel võtab kokku broilerite tootmise tavapärase loogika. Nii. Üks moment, ma kohe jagan teiega seda videot. This is the first thing I heard when I started working on a Polish poultry farm. It all starts with thousands of tiny yellow chicks being brought to an industrial shed, and their only task is to gain as much weight as they possibly can. The time the birds spend on the farm can be divided into two stages. Stage one, all the weak or sick chicks have to be killed. It doesn't make sense to feed them since they're not going to gain the amount of weight that would make their meals. I try hopelessly to spare some. Nii, karmid kaadrid, aga oluline vaatamine kindlasti, et saada veel täpsem ülevaade, kuidas tööstuslik broileri kasvatus välja näeb. Ka Eestis meil on
sarnased süsteemid, mida te nägite antud videolt, nii et laias laastus räägime me samasugusest tootmisviisist. Nii, loodan, et näete mu slaide uuesti. Vaatame nüüd sealiha tootmist. Tööstuslikus sigalas me näeme, et see loogika ongi just sellel, eks ju, et tegu on kinniste hoonetega, mis on optimeeritud võimalikult väiksel pindalal mahutama maksimaalse hulga sigu. Seal on tavaliselt siis kas betoonpõrandad või restpõrandad. Siin fotol te näete betoonpõrandat, eks ju, mis tähendab, et see siga ei saa olla loomulikul pinnasel, mullal, põhul, mis kõik veel, vaid ta on sellel tööstusfarmi rest- või betoonpõrandal, mis on mõeldud siis väljaheidete koristamiseks. Seal on hästi oluline, et ta saaks ümbrust uurida, et ta saaks tuhnida, selle jaoks on ta kärss mõeldud ja selle jaoks tal puudub igasugune võimalus tööstussigalas. Ja tõuaretusega on soositud just kiire kasvuga isendid, sest sead hukatakse 6-kuuselt, kui nad on jõudnud umbes 110 kuni 130 kilose tapakaaluni. Eestis hukatakse aastas alla 1 miljoni sea. Viimasel ajal on see arv vähenenud umbes 600 000-ni. 80-ndate lõpul oli meil see mitme miljoni juures, nii et viimasel ajal oleme näinud Eestis selle tööstusharu vähenemist. Ja kindlasti, mis Eesti puhul on oluline teema, et süsteemid, hooned ja teadmised pärinevad nõukogude ajast. Enamus sigalaid on juba, eks ju, tegevuse alguse saanud nõukaajal ja needsamad süsteemid siis siiamaale praegu tegutsevad. Ja seatööstuses on väga julmad mutileerivad protseduurid üks osa sellest tööstusharust, mis paraku põhjustavad sigadele lisaks kannatusi peale selle, et pidamistingimused ei ole neile sobivad. Ma enne mainisin põrsaste tuimestuseta sabade lõikamist, kuid lisaks on protseduurides veel põrsaste kastreerimine, silmahammaste lõikamine ja terve hulk tegevusi, mida siit Riigi Teataja kuvatõmmisest võite näha, mis on kõik, eks ju, ilma valuvaigistita ja mis põhjustavad neile valu. Ja nüüd ma näitaks teile ühte videot Eesti seakasvatusest, mis avaldati nüüd 11 aastat tagasi Pealtnägija saates, kus toona ma olin ka seotud selle kampaaniaga, olid salaja filmitud kaadrid Eesti sigalatest, mis siis võtavad kokku selle, mida toona Eesti sigalates nähti. Nii et vaatame seda videot nüüd koos. Üks minut, kohe jagan teiega ekraani. Nagu te näete, on siin YouTube'il juba ees hoiatus, see video võib olla mõne kasutaja jaoks sobimatu. Olge valmis, need kaadrid ei ole kõik väga kerged vaadata.
No nii, aitäh, et vaatasite seda, kindlasti ei pruukinud olla lihtne vaatamine. Paraku selline see olukord seal sigalates oli. Nii, kohe lähme edasi. Paljud asjad, mida nendelt kaadritelt nägite, on tavapraktikad, mõned asjad ei olnud lubatud, küll aga nagu siin fotost, nagu siin slaidil olevalt fotolt näete ka, et liikumisruumiga ei ole kuigi head seisud ja mõte on ka selles, et mida suuremaks siga kasvab, mida lähemale ta jõuab siis tapakaalule nuumaperioodi lõpus, seda kehvemaks lähevad ka tema elutingimused. Tal on vähem ruumi. See, et ta ei saa tegeleda liigiomaste elutingimustega, on eks ju läbi selle 6 kuu olnud tema argireaalsus, aga see ruumikitsikus muutub üha enam stressi põhjustavamaks. Ja Eesti olukorrast veel rääkides, hiljuti korraldati ühte Eesti sigalasse farminar, mis siis tähendaski sellist webinari videot, kus näidati ühe sigala olusid. Ja mis ma kuulsin, et tegu oli kunagi suure sigalaga olnud, kus nüüd viimasel ajal on loomade arvu hoolega vähendatud. Ja tegelikult see võib-olla ei andnud ka päris täpselt seda ülevaadet, mida tarbijal vaja oleks, aga ma tahaksin teile näidata ühte väikest juppi sellest farminarist, mis näitabki täpsemalt ära sellise nähtuse, nagu on emisepuurid. Emised on, eks ju, emased sead, keda kasutatakse seatööstuses just tõuaretuseks. Selle jaoks, et nemad toodaksid neid põrsaid, kes siis lähevad, eks ju, tapaloomadeks. Ja emiste puhul võib olla elu veel suurem piin ja kannatus, sest nende elu ongi kogu aeg olla selles tootmistsüklis. Ja vaatame korra, kuidas siis näeb välja emise puuri ülesehitus. Nii. Tegu on Eesti farmiga. Antakse infot nagu edasi, et keegi tuli farmi ütles. Siin on kõik, kus ma siis ütlen, viisakalt prouad, noored tütarlapsed, prouad, vanemad prouad on taga. Nii, see video on tegelikult väga pikk veel, aga aja kokkuhoiu huvides vaatasime korraks ära selle klipi, kus on just täpselt näha, milline on see emise puur, eks ju. Selles puuris, see puur on saanud loomade heaolu teadlastelt väga palju kriitikat, väga palju murekohti just selles osas, et tegelikult on emisel vaja olla koos oma järglastega. Siin hiljem on ju, kui nad poegivad, kui tulevad veel poegimispuurid eraldi, poegimissulud, see on veel omaette žanr, aga siin nad on päris pikka aega just selle jaoks, et neil määratakse siin tiinus ja see ongi täpselt nii suur, nagu te siit pildilt näete, eks ju. Ja see on Eestis valdav pidamisviis. Ja kui ma olen siin läbivalt maininud seda, et meil on, eks ju, Eestis väga tööstuslik loomakasvatus nõukogude aja mõjudest ja valdav osa loomsetest toodetest paraku pärinebki, eks ju, just sellest intensiivkasvatusest, siis siin on foto Eesti suurimast seafarmist, mis asub Viljandimaal ja mille nimi on Execo. See on nõukogude ajal rajatud 70-ndatel avatud farm,
mille nimetus Execo ka tuleb see eksperimentaalsigala, mis kõik veel, eks ju, et eesmärk oligi nõukogude ajal teha eksperimente, kuidas sigadelt võimalikult palju liha saada ja paraku ka aastal 2023 on see endiselt kõige suurem Eesti põhimõtteliselt esindussigala ja nagu siit fotolt samuti on näha, ega neil loomadel ei ole siin hea elu, on ju. Liikumisruumi puudus, tegelusvõimaluste puudus on hästi olulised märksõnad. See farm näeb väljast selline välja, see on 6-korruseline, nagu ma mainisin. See on hiigelhoone, kuidas see on, et võib-olla see väljend, et mida me ei sooviks ka oma kõige hullemale vaenlasele, eks ju, pidamistingimusteks on paraku nende tarkade loomade argipäev ja igapäevane reaalsus. Nii, aga võtame teema nüüd kompaktselt kokku ja keeruliste teemade lainetelt liigume lahenduste poole, on ju. Ja mille nimel me ka nähtamatutes loomades tegutseme, on see, et arvestades just seda, et Eestis on väga kõrge lihatarbimine ja liha oluline koht traditsioonides ja toidulaual, on meil paraku raske lähiajal näha olukorda, kus lihatootmine täielikult kaob, on ju. Et kui süveneda sellesse valdkonda, et täna ma siin ka, ma ainult annan ülipinnapealse ülevaate, on ju. Ma ei jõua rääkida paljudest praktikatest, mis päriselt toimub, see on nagu hästi pinnapealne. Ja hästi palju selle infoga kokku puutumine võib paratamatult tekitada tunde tõesti, et appi lõpetame kõik kohe ära, on ju. Aga reaalsuses arvestades seda, kui vähe teada need on probleemid ja kui levinud on lihatarbimine, siis me ilmselt ei näe olukorda, kus see lähiajal on lõppemas. Seega, mis on oluline? Kindlasti on oluline lihatarbimist vähendada miinimumini, on ju, aga tegutseda ka selle nimel, et alternatiivid oleks kättesaadavad tööstuslikule loomakasvatusele. Ja see tähendabki peamiselt siis väikefarme, vahel võib olla see mahefarm, aga ei pruugi. Ja oluline asi, mida silmas pidada, on ka see, et Eestis on vahel olnud kaasuseid, kus kuskil vanas väikefarmis on hüljatud loomad või midagi, et heaolu peab olema kõige olulisem märksõna, eks ju. Et päriselt need loomad saavad liikuda, neil on võimalus sigade puhul tuhnida põhus, kanade puhul võtta liivavanni ja nii edasi ja nii edasi. Ja mõte just selles, et neil on siis võimalik tegeleda nende asjadega, mida on sellel loomaliigil vaja nende heaoluks, on ju. Ja seakasvatuses võib mahefarm tähendada rohkem liikumisruumi, allapanu. Kui ei ole sigade Aafrika katku, saavad mahefarmis sead ka väljas käia. Munatootmises tähendab see väljas jalutusala, on ju, sees õrrel olemise võimalust. Ja kindlasti on oluline küsimus, eks ju, nende toodete hind ja hinnavahe kindlasti on väga oluline teema, aga kui me praegu tarbime 3-4 korda rohkem lihatooteid, kui riiklikes toitumissoovitustes ette on nähtud, siis praegune loogika peakski olema selline, et me tarbime vähem, aga kvaliteetsemat ja see hinnavahe kompenseerib ennast ära tänu väiksemale tarbimisele. Küll aga on oluline välja tuua, et see eeldab olulist käiguvahetust Eesti loomakasvatuses ja tarbijate arusaamas lihahindadest ning lihatootmise tagamaadest. Sest mõte on selles, et küsimus ei peaks olema, aga et miks see nii kallis on, kui loomad saavad välja või miks need, ma ei tea, mahetooted või kõrge heaoluga tooted nii kallid on, vaid kuidas saab see massitootmise intensiivkasvatuse liha nii odav olla, millelt on kokku hoitud ja millistes tingimustes need loomad ja linnud on elanud, et see, ma ei tea, maitsestatud, ettevalmistatud terve kana võib maksta 2-3 eurot, on ju. Kuidas see on võimalik? Millistes tingimustes ta on elanud ja mida talle on sisse söödetud, on ju. Ja kindlasti see eeldab just aega ja süstemaatilist tööd, et ühiskonnas juurduks see arusaam, et loomade heaolu ei ole mingi premium luksus, mingi ekstra toote juures, vaid see peaks olema baaseeldus. Ehk siis, kui me sööme loomseid tooteid, siis tagame loomadele kõrge heaolu ja liigiomased elutingimused.
Siin on foto, kui ma käisin eelmisel aastal ühes Mahesigalas Järvamaal. Näete, siin on seapere on koos. Need põrsad magasid emiste kaisus, nad jooksid ringi seal. Emised ei olnud emise puuris. See oli õnn ja rõõm vaadata nii inimesena kui ka jäi küll selgelt mulje, et need on väga õnnelikud sead, kellel on hea elu. Nii et hea uudis on see, et sellised variandid on võimalikud, küll aga peame kindlasti tööd tegema ja vaeva nägema, et see ellu juhtuks, et see sünniks. Olemegi jõudnud tänase ettekandega lõpuni. Aitäh kõigile kuulajatele, aitäh osalejatele. Kuna meil ajapiirang on natuke peal, siis ma kutsun üles, et kõik küsimused ja tagasiside, mis teil tekkis, olge head, jätke need Facebooki ürituse kommentaariumisse. Seal me saame vastata, kui on lisaküsimusi, mis kõik veel, ja saame seal siis üheskoos arutada edasi nendel olulistel teemadel. Kutsun üles toetama Nähtamatute Loomade töid ja tegemisi selle jaoks, et me saaks üheskoos mõjutada farmiloomade elu ja heaolu ja jõuda lõpuks sinna, kus iga loom saab elada nii, nagu me seal fotol nägime, nagu see seapere oli põhus üheskoos turvaliselt, eks ju. Me jõuame sinna, see lihtsalt eeldab, et me kuulame oma sisemisi väärtusi loomade heaolu hindamisest ja ei anna alla nende oluliste eesmärkide poole liikumises. Aitäh kõigile, toredat päeva jätku!